sellised olid meie tänase saate sponsorid ja kingitused sulle ja me saame edasi liikuda siit järgmiste teemade juurde. Enne kui lähme järgmise teema juurde, tegelikult lähme sinna. Lähme. See on mul siin samas silme ees siin ka praegu. See sama küsimus, et miks ei ole oluline olla füüsiliselt tugev, vaid närvisüsteemilt paindlik. Ehk siis selline adaptiivsus. Me elame tegelikult tänases ühiskonnas, kus kohanemisvõime on muutunud nagu number 1 iseloomujooneks, mida omada. Ja, no selles mõttes selle sama pärast, millest me tegelikult võib-olla isegi natuke alguses alustasime, eks see kogu see stressi manageerimine ja nii-öelda stressile vastupidavus ongi väga olulised, sellepärast, et maailm ei muutu mitte kuidagi lihtsamaks. Kuidagi see kõlab drastiliselt, aga mis see on reaalsus? Et nii ongi, et see AI juba tekitab nii palju segadust, ma arvan, tulevikus. Ja. Et sa ei tea nagu täpselt. Et see strong mind on oluline, aga ikkagi ma selle strong body juurde tulen ka, et see on ka ikka oluline. Selles mõttes, et kui su keha on päriselt nagu tugev või kui me räägime just sellest strengthist, et mitte nagu see, et kui suur su biitseps on, eks ole, aga et kui palju sul on kehas tugevust, no siis see on otseselt nagu annab pikka iga juurde. Ja kui see nii-öelda tugev keha annab sul pikka iga juurde, siis ta annab sulle ikkagi kõvasti elukvaliteet, eks. Et siin on nagu mõttekoht, et me elame küll väga kaua, eks ole, tänu meditsiinile, võrreldes 100 või 200 aastat tagasi, aga et ma usun, et mitte keegi meist ei taha see mingi viimased 20 aastat või 15 aastat või 10 aastat elada nagu probleemide sees, eks ole. Et see nii-öelda see tugev keha on ikkagi ka oluline. Aga jah, ma olen nõus, et lõppkokkuvõttes mängib rolli väga palju kohanemisvõime ja see, et kuidas sa suudad seda nii-öelda pingeseisundit manageerida, stressi manageerida, eks ole, ja kuidas sa suudad sellest läbi tulla, sest et see on nagu elu. That's life. Ja mõne asjaga on lihtsam kohaneda, mõne asjaga on keerulisem kohaneda. On. Kas sa oled märganud ka seda, mis seda mõjutab? Kui ta on puhtalt nagu selline, millest me natuke rääkisime ka, et selle trenni puhul, et sa ütlesid, et inimesed, kes tulevad trenni, võiks olla nagu väga suured huvilised. Kas kohanemise võib ka olla see, et kui vastuvõtlik ma mingile teemale võib-olla olen? Ja seal tausta oli võib-olla see, et võib-olla mul on minevikus üldse mingi negatiivne asi. Noh, näiteks kui me tuleme trenni konteksti, siis ma arvan, väga paljudel inimestel on nagu seal, ma ei tea, kehalisest kasvatusest näiteks. Mingid reaalsed traumad. Ja, negatiivne kogemus on all. Nii. Siis ta loeb kuskilt, et okei, peaks hakkama trenni tegema, eks ole, ja siis ta nagu tuleb, aga tegelikult terve rida on neid inimesi, keda ma tean, kes ei ole sellised entukad selle trenni asja osas, kes ei võta reisile minnes endale tosse ja dresse kaasa, eks ole, ja ei lähe veel reisil olles ka jõusaali ja hommikul kell, ma ei tea, 7 päikesetõusuga jalutama, nagu mina tavaliselt teen. Ja ma saan sellest nagu aru, aga mõnes mõttes seda nagu mõtet oma peas on ka võimalik nagu nii-öelda ringi muuta, sest et neuroplastilisus on päriselt olemas. Et see on nagu huvitav, see hakkab nagu sealt pihta, et mismoodi ma mõtlen sellest trennist. Okei, et seal oli, kehalises oli raske ja seal oli hinde peale vaja teha midagi ja see jooksmine oli mulle raske füüsiliselt, eks ole, paljudel on veel mingi mälestus veel all, eks ole, kuidas süda puperdas. Oli paha, eks ole, minestasin võib-olla. See kõik nagu see füüsiline pingutus on nagu nii ebameeldiv, kui veel olla saab. Ja siis selles vaimus on väga raske tulla ja hakata nüüd uuel aastal millegiga pihta ja veel 3 korda nädalas käia, nagu ütleme optimaalselt soovitatakse. Aga siis ma ütleks isegi seda, et see shift on vaja kõigepealt oma peas ära teha. Ehk siis see neuroplastilisus on ka see, et need mõtted, mida me mõtleme tegelikult päeva lõikes on suhteliselt korduvad. Me mõtleme kogu aeg samu mõtted ja need on samad rajad. Nende ajurakkude neuronite vahel on kogu aeg samad ühendused, samad rajad. Ja see muutub ajas isegi nagu kiiremaks ja paremaks. Ja kohe laksti, kohe 1 sekundiga on see mõte juba peas, oi, ei seda küll ei taha, eks. Aga see on nagu teadlik töö nüüd oma mõtlemisega, oma ajuga.
et sa muudad selle mõtte oma peas päriselt ringi. Et lihtsalt mul kohe tuli meelde üks lugu sellega seal samas neurolingvistika koolis, kus ma õppisin eelmisel aastal ja me teeme seal hästi huvitavaid harjutusi, väga praktilisi, kus me põhimõtteliselt treenime oma aju mõtlema teisiti. Ongi täiesti sellised vahvad harjutused. Ja ma lahendasin ühte sarnast ülesannet oma nii-öelda koolituse kaaslasega, kellel oli seesama lugu, et trenni tegemine tema jaoks oli selline, ma pean tegema. Ja kui sa midagi pead tegema, siis ta on sulle ebameeldiv, ebamugav, sa lükkad seda edasi, täna ei saa, täna pole tunne õige, kuidagi õlas on imelik ja sa leiad, su aju leiab terve rida põhjuseid, miks sa ei saa. Ta tahab sind kaitsta selle ebameeldiva ja ebamugava asja eest. Ja siis näiteks, mida me tegime, see praktiline harjutus oli siis selline, et tema mõtles mingi olukorra või mingi asja, mida ta teeb väga hea meelega. Ja see väga hea meelega tehtav asi, me nagu nii-öelda kandsime üle need emotsioonid ja selle meelestatuse sinna trenni tegemisse. Ja see on puhas nagu see sama asi tegelikult. Et sa sellelt meeldivalt kogemuselt või sellelt meeldivalt tegevuselt viid selle sama tundmuse ja selle sama emotsiooni ja selle seisundi viid sinna trenni tegemisse. Ja ta suutis seda muuta, mis on väga äge. Ja see näitabki seda, et kõik on võimalik. Ja tulebki võib-olla alustada sellest, et päriselt oma peas ennast veenda ja nagu teha oma mõtlemises see shift. Et miks ma seda teen, miks mul seda vaja on teha, see miks on seal väga oluline komponent veel, eks ole, et see päriselt see motivatsioon tuleks sinu seest. Aga et võib-olla ongi vaja nagu leida siis mingi teine asi, mis sulle väga meeldib, mis sulle pakub rõõmu ja rahulolu ja pinget. Ja siis kuidagi teha see muutus selle trenniga. See on hästi huvitav temaatika tegelikult. Seda on võimalik, kõik on võimalik, kui sa ise tahad. Mulle väga meeldib see lause. Ja, kõik on võimalik, kui sa ise tahad. Trenni on võimalik hakata armastama. Ja vabatahtlikult on ka võimalik tõusta nagu reisil olles hommikul üles ja minna hommiku päikesega jalutama. Trenni on võimalik hakata armastama. Mina olen üks näide sellest, kes on seda kogenud oma elus. Ma olen terve elu ka nagu sporti teinud, ikka isa ju paneb siin trenni tegema, eks ole, ma ei tea, ma olen seal taipoksis käinud, karatees käinud, jalgpallis käinud, käsipallis käinud ja nagu kõik asjad teinud. Ja ma ei ole kunagi nagu nautinud otseselt nagu seda, et hullult tahaks minna. Ja siis kui ma Austraalias olin siin, ma arvan, et see oli võib-olla 13 aastat, 12 aastat tagasi, ja mul oli songa operatsioon olnud. Ja siis pärast seda ma hakkasin trenni tegema keharaskusega, et natukenegi nagu ma kaotasin tohutu kaalu selle operatsiooniga, ma ei niigi peenikene. Ja siis ma jõudsin, ma arvan, 4 kuuga vist enda elu nagu sellisesse ühte paremasse vormi ja ma hakkasin trenni nagu nautima seda valu, mis kaasneb trenniga ja kõike seda pingutamist nagu tohutut kaifima. Ja täna ma olen jälle seal, kus ma ei kaifi seda. Aga ma olen seda kogenud, ma nagu natuke igatsen seda tunnet. Ja ma jälle võtan nagu ennast hoogu sisse, et saaks selle rutiini tagasi endal, mis on jälle ära kukkum mingi põhjusel, mis igat põhjusel. Et aga trenni ei ole mul olnud kunagi osa selline, mis on hull kirg, see on passion, aga ma saan aru selle vajadusest. Ja ma olen kogenud seda hetke või tunnet, mis tekib siis, kui et ma naudin igat nagu seda pingutust, ja sa ootad. Ja ma ootan seda tegelikult ja kaifan pärast olla, ei vaidle vastu. Aga ma arvan, et see ongi keeruline inimestel, kellel ei ole sellist tuhinat selle valdkonna vastu, nagu sul näiteks on. Et see on sama, ma ei saa panna kedagi teist enda rollis ja saatejuhiks, kellel ei ole tuhinat või loomu omast nagu tahtmist olla nagu saatejuht. Või mis iganes kedagi panna, mis iganes valdkonna tegema, millel ostuda huvi pole. Aga samas julgustuseks ma tahan öelda seda, et minul on ka kooliajast kehalise kasvatusega päris palju teemasid. Ja ma ei nautinud sporti ikkagi ka nagu väga pikalt. Ütleme, aeroobika ja see rühmatreeningute asi tuli mu ellu kuskil 18-19 aastaselt. Aga ütleme, mingid vastupidavusalasid nagu jooksmine ja suusatamine, sellega ma hakkasin nagu päriselt, seda ma hakkasin nautima 20. keskpaigas. Et aga ennem seda mul oli täiesti nagu unustada. Ei, jube, jah. Et on võimalik. Sul on selline huvitav grupp ka, tahaks lihtsalt korra puudutada ka sellist
nagu grupi mentaliteeti või sa räägid ka rühmatreeningutest. Kuldsed naised. Jah. Siuke kogukonna nagu olemine. Jah. Puudutas korra seda ka ja just nagu see nurga alt, et millega on nagu tegemist, mida te teete seal, kellele see mõeldud on ja miks võib-olla inimene võiks mõelda selle peale, et okei, üksi on tore, aga et äkki teistega koos on kuidagi kihvtim. Ja kas seal on reaalselt ka mingid, ma ei tea, kas nüüd päris teaduslikku mingit fakte, aga mingeid pidepunkte välja tuua, miks tõesti koos on tegelikult efektiivsem? No miks see grupp üldse sündis? See sündis nüüd juba 1,5 aastat tagasi minu enda ideest ja sündis sellepärast, et ma olen ise naine, ühesõnaga see grupp on 40+ naistele. Mina ise olen 40+ naine ja ma arvan, sealt hakkas see minu huvi ka pihta, et ma ise nagu jõudsin teatavasse ikka ja kuna viimastel aastatel on palju tulnud igasugust infot seoses tsüklipõhise mingi treeningu ja toitumisega, et 10 aastat tagasi ei rääkinud sellest keegi mitte midagi. See oli nagu täiesti nagu polngi. Söö ja treeni, just. Ja siis, kui me veel läheme edasi, et see perimenopaus ja menopaus, need naised ole rahulikult seal, tegutse midagi tee, eks. Et ma jõudsin ise sinna ikka, pluss siis teadusuuringuid tuli uksest ja aknast, sellest hakati rääkima palju. Mina ise hakkasin selle kohta uurima palju. Ja siis mul tekkiski selline idee, et ma tahaks seda infot jagada teiste naistega. Et ma saan seda teha seal trennis, eks ole, üks ühele. Ma saan teha rühmatrennis, kus mul on võib-olla mingi 10 inimest, eks ole, või 20 inimest, aga ma tahan seda infot nagu jagada laiemale publikule. Ja ma arvan, et sealt see võib-olla tuli, et ise midagi jälle sain teada, midagi uurisin, panin postituse gruppi üles, eks. Ja teisalt selle grupi liikmed on ka ikkagi, ma arvan, keskmisest terviseteadlikumad, sest muidu nad ei liituks sellise grupiga. Et ilmselgelt neid huvitab see asi ka. Ja siis me seal grupis saame seda infot oma vahel jagada. Et see on nagu, ma arvan, üks suur pluss sellele grupile. Pluss üleüldse ma mõtlen niipidi, et naised võiksid ikka üksteist nagu toetada, mitte oma vahel konkureerida ja kaikaid kodarasse lüüa, ehk siis kuidagi see nagu tugi ja täpselt nagu mehed mõistavad ikkagi paremini mehi, mõistavad naised paremini naisi, let's face it, tegelikult on nii, eks me saame ikkagi üksteisest nagu rohkem aru, eks. Et seal grupis on nagu hea seda infot jagada, siis seal grupis, mis korra kuus, on mul külalised, sellised inspireerivad külalised, ehk on sellised nagu inspiratsiooniõhtud, grupi laivina siis, kus saab küsida küsimusi, just eile meil oli live ja teemaks oli toidus sisalduvad erinevad toksiinid ja muud ohud. Marge Rahutava siis Foodishis tegi seda. Et just sellist nagu üleüldist tervisealast, ka toitumisalast infot jagame seal, mis iganes nagu neid naisi selles vanuses võiks huvitada. Et neid ka inspireerida, täpselt samamoodi tegema elustiilis muudatusi, et nad tunneksid ennast paremini, et nad oleksid energilisemad, vitaalsemad, rahulolevamad, et nende heaolu oleks kõrge. Trenne teen sinna live-gruppi aeg-ajalt, kus nad saavad siis kodus teha kaasa, pluss 4 korda aastas meil on päris kohtumisega üritused, kus me saamegi päriselt kokku ja viimati me käisime oktoobris balletti vaatamas Estonias kõik koos. Ja pärast ja ennem siis seda etendust oli meil ka kohtumine Age Oksaga, kes on siis Eesti Prima baleriin ja siis selline kogemuste vahetamine. Ja lahe, et selles mõttes see ongi siuke naiste kogukond, räägime terviseasjadest, jagame kogemusi, jagame nõu ja tuleme aeg-ajalt kokku. Ja toetame üksteist. Ja kuidas nüüd osa saab sellest saada? Kuidas saab osa saada? Sellega saab liituda. No kuidas ma liitun? Kui ma olen huviline. Ja kuidas see liituda? Meil on kinnine grupp on siis Facebookis Kuldsed naised ja tal on nagu selline pisikene kuutasu, üsna sümboolne, 5 eurot. See pole mitte midagi. See ei ole tegelikult mitte midagi. Mitte midagi? Ei ole, jah. Ma mõtlesin, et see ütleb mingi, et 49 eurot, et siis ma saan aru, et okei, mõtlema võib-olla, kas ma tahan. 5 euri, see pole mitte midagi. Ei, ja see ongi selline väike sümboolne tasu, et sa oled selle grupi liige. Jah. Sa oled täiesti šokeeritud praegu, ma näen. Ma olen täiesti šokeeritud. Mul isegi tekkis siuke mõte juba, et esiteks peaks oma elukaaslasi liitma
Jah. Teiseks peaks, aga teemegi, teeme niimoodi. Nii. Võtan mõneks ajaks selle kulutuse. Kingin 4 naisele selle pääsma. Väga lahe, muidugi. Ja. Ma taon kinni ja esimese 3 kuud. Jah, Väga. teeme niimoodi, ma panen kirjanda selle. Väga. Teeme siukse asja, et kohe huvitav nagu näha, et päriselt ka, mis asja siin olematu summa. Paneme välja siia, et märksõna 4 naisele pääse Jaanika gruppi. Ja teeme sellega loosimise, kes siis siin saate alguses kinni pani, siis palju õnne sulle, jäid ilma sellest, aga kes on siiamaani jõudnud, teeme loosimise. 4 õnnelikku saavad selle, selleks, et osaleda, kirjuta kommentaaridesse kuldsed naised. Jah? Kuldsed naised ja 3 kuud. Kuldsed naised, 4 tükki võidab ja esimesed 3 kuud siis mina maksan sinu eest. Ja pärast seda siis saad ise otsustada, kas sa tahad jätkata või tahad loobuda ja võitjad viskame välja näiteks 2. jaanuari õhtu. Jah, 2. jaanuari õhtul. Väga lihtne. No nii, põnev. Purgis. Väga tore. Siis okei, aga lähme siis selle juurde, et korra vaatan siis seda ka. Kui suur on see nagu muutus, ütleme, me räägime mitte ainult kuldsetest naistest, aga nagu üleüldse me enne mainisime sinu personaaltrenn ja kõike muud, et kuidas nüüd teha niimoodi, et ma ei põletaks läbi ennast. Kuulan siin, mul on meeled ülevoolavalt täitsa põhjas ja mõtlen, et issand, kui tore, ma ei tea. Hakkan pihta 1. jaanuar. Kris maksab kinni ka veel mingid asjad enne, Jaanika siin midagi tuleb vastu teeb, enne mees äkki maksab mul personaaltrennid kinni, ise olen oma rahakott enne. Tavai hakka minema, mul on kõik seda olemas. Aga ma ei taha, keegi ei taha jõuda sinna, kus ma esimese kuuga jõuan sinna kohta, kus ma ütlen, et fuck it. Ja seda aasta alguses ju ikka juhtub. Just, kuidas väitada seda? Isegi mingid uuringuid on just tehtud, et on vaadatud, et kuidas nagu see spordiklubidega liitumine nagu uuel aastal ja millal need inimesed kõik seal treeningsaalidest ära kaovad. Kuskil veebruari keskpaigaks on jälle ruumi. Minu enda kliendidki naeravad. Et veebruari keskpaigaks on jälle trennis ruumi. No jaa, selles mõttes ei saa üldse kõiki asju alustada korraga. Ma arvan, et see on juba ette kirjutatud natukene see kaos siis. Et võib-olla treeningute mõttes hakata vaikselt liikuma 2 korraga nädalas. Sellega üldse harjuda, su keha ka harjub mingi aeg, eks ole, lihased ongi alguses valusad, nagu reaalselt sul on valus käia. Osad inimesed on hästi tundlikud sellele lihasvalule ka. Ja ongi, et kuidagi, kuna oled pärast sükene kange ja natukene väsinud ja valus on, et siis seal on ka üks, nagu see loobumise koht on tegelikult seal ka. Et lihased selles mõttes ei jää selliseks, eks. Et kuu ajaga on juba täiesti klaar ja täitsa inimlik on olla, isegi kui esialgu väga valus on ja sa ei ole see fanatt, kes lihasvalu naudib. Et mõned inimesed teistpidi nagu naudivad seda, kui natukene siit ja sealt on vähekene selline huvitav tunne. Mulle meeldib. Mulle ka tegelikult indikaator, et ma olen tegelikult meeldib. Kuigi, ma ütlen, kuigi see ei ole otseselt. Ei ole, jah. Seal on üks müüt tegelikult taga. Et kui mul ei ole lihased valusad, siis ei ole olnud kõva trenni, siis oli nagu mingi mõtetu osi. Ei ole nii. Lihasvalu iseenesest räägib sellest, et see koormus oli sulle suur, et sul tekkis neid mikrorebendeid lihastesse, eks need mikrorebendid võib-olla siis nagu nii-öelda tekitavad seda valu, on ju, sükest kehva enesetunnet. Et lihasvalu ei ole midagi, mida sa peaksid taga ajama kogu aeg, aga samas, ma isegi, kui ma teen mingit uut harjutust, mida ma ei ole teinud tükk aega, siis mul jäävad ka lihased valusaks natukene. Et see on samas on see normaalne. Et see ei ole midagi, mille poole püüelda, aga teistpidi, et see ei ole ka midagi anormaalselt nii-öelda. Et see võib olla alguses, mis on nagu peletaveks, et
mis veel, noh, toidu mõttes ka, eks ole, ei tasu kohe hakata seal, et nii, nüüd tänasest on clean cut ja nüüd on ainult mingid kurgid ja juurviljad, eks, et 80-20 reegel mulle väga meeldib. Selles mõttes, et kui sa 80% ulatuses sööd täisväärtuslikku toitu, siis 20% ulatuses võib patustada ka, et sa ei pea tõesti vanaema sünnipäevale minnes võtma karbiga oma riisi ja kana kaasa, eks. Et söö seda kartulisalatit, siis ega see ühes korrast ei juhtu sul sellest mitte midagi, eks. Et noh, igasugune äärmus on tegelikult halb, vahet ei ole. Ja ka see alustamistuhinaga nagu äärmuslikud võtted on tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes kurnavad kehal, eks. Et mingi vigastus, ongi motivatsioon langeb, jääd haigeks ja siis on nagu raskem tagasi tulla. Aga me räägime nagu üldse inimestest, kes tulevad esmakordselt trenni. Ja ma ei pea silmas nagu seda, et esmakordselt nagu üleüldse trenni, vaid esmakordselt näiteks personaaltreeningusse. Ja sul on kogemus täna päris paljudega. Ma arvan, tean sadu, kui mitte võib-olla 1000 varsti inimesi, keda sa oled tegelikult läbi käinud. Jah, ma ei ole kunagi lugenud neid. Ma kujutan ette, et võib-olla päris 1000 täis ei ole, aga võib-olla juba on ka, ei tea, aga sadu on. Ja mis võiks olla 3 või isegi rohkem, kui tuleb puusalt selliseid suuremad, ma ei tea, probleemi, mida sa oled märganud inimestel. Me sinuga arutasime ka sellest, et sa oled võimeline ja tegelikult võiks iga treener olla võimeline, aga kõik ei ole. Ilmselt paraku niimoodi, sõltub ikkagi, ma arvan, kogemusest ja teadlikkuse astmest või harituse astmest, aga sa oled võimeline märkama inimese keha hoiaku järgi ka trennis, mis tal nagu probleem on, mis ta potentsiaalne mingi murekohad võivad olla, kas mingid harjutus tehes, mis lööb midagi välja või lihtsalt ka rühti vaadates või midagi muud. Et mis on 3 sellist nagu peamist probleemi, mis sa oled märganud, mis inimestel on ja võtame praegu naised fookusena. Mida üldse ei teata ka tegelikult neil on, aga see on tegelikult probleemi, tuleb tegelikult tegeleda. 3 põhilist probleemi, mida ma ise näen, eks, mitte need, millega nemad tulevad. Ei, mida sa ise märkad, niimoodi nad isegi ei tea, aga teada. No, mida ma sageli võib-olla märkan, et ongi näiteks mingid probleemid rühiga, eks, et ise sa ju enda keha võib-olla kõrvalt ei näe või et on nagu kas või mingis lülisamba osas näin, et on nagu ülaosas näiteks on kangust, vaata, ja siis kohe seal saan soovitada, et kuule, vaata, et sulle sobiks hästi see ja see harjutus. Et mille peale nad võib-olla ise poleks tulnud ja mõnikord on nii tore, et need inimesed, kui ma siis näitan mingit väga lihtsalt, ma ei tea, liikuvusharjutust selle rulliga ja nad on nii tänulikud, sest nad ütlevad, issa, mul on pool elu see ülaseljas, võt see koht on, ma ei ole saanud seda venitada ja ta on kange ja ma ei saa sellega midagi nagu teha. Ja halleluuja, eks. Nüüd sa näitasid mingi mööda minnes trenni lõpus, kuule, et vaata, et by the way, et proovi seda ka. Ja, see on hästi tore. Et see nagu kuidagi, jah, siis ma tunnen jälle seda, et ma nagu olen ise teda päriselt aidanud, et üks asi on see trenni tegemine iseenesest ja nende raskuste tõstmine, eks ole, tema lihaste tugevdamine ja siis kõik see arutelu seal ümber eluliste asjadega ja mis iganes, noh, inimestel on hästi erinevad ju mõtted ja tore on neid omavahel tegelikult jagada, on ju. Aga et siis ongi nagu võib-olla need rühiprobleemid, noh, toitumisega võib olla niimoodi, et ei tule ise selle peale, et on midagi nagu valesti või midagi ei sobi. Siin on ka üks hea näide mul ühe kliendiga, kellega me just tegime läbi glükoosimonitori katse. Mulle meeldib aeg-ajalt glükoosimonitori ise kasutada ja inimeste peal ka. Ja see klient on käinud nüüd juba peaaegu aasta, saab täis kohe. Ja ta on nagu tubli olnud, ta on võtnud kenasti alla ja kuigi see alla võtmine on tal üldse algne eesmärk, siis see nagu tuli. See on by default. Ja see tuli nagu boonusena, aga siis mingi hetk ikkagi kuidagi see nagu kaal jäi seisma ja kõik on nagu sama. Ja no siis siit ja sealt uurin ikka toitumise asja ja kõik nagu tundus päriselt ka paberil täitsa okei. Kõik nagu oli paigas, ei olnud, ma ei tea, et see on kilode viisi friikartuleid ja midagi sellisteks. Ja siis, ja me tegelikult mõistsime alles glükoosimonitori kandes või peale seda, et sellele inimesele need hommikusöögid või need toidukorrad, mis olid nagu justkui tervislikud,
need temale selles mõttes ei sobinud, et need süsivesikud tema kehale toimisid suhteliselt nagu nii-öelda kiiresti, tõstsid glükoositaset päris kõrgele. Ja seal oleks vaja lihtsalt kombineerida rohkem nagu kiudaineid ja valke sinna toidukorda juurde selleks, et see glükoosi kõikumine ei oleks nii suur näiteks. Et see oli põnev. See oli talle väga silmi avav ja mulle endale ka huvitav. Et ma nagu kuidagi läbi selle glükoosi teema natukene unlockisime tema seda konkreetset nagu probleemi. Päris huvitav. Jah, väga, väga huvitav. Niisuguse asju veel välja tulla inimeste puhul. Inimesed on ju nii individuaalsed, et unikaalsed. Ja tõesti nagu regulaarne tervisekontroll, mingid vereanalüüsid. Sageli võib olla seal üldse mingi probleem kinni, eks ole, et miks nagu mingid tulemusi ei tule. Mis sa arvad, ma siin küsimus ka tegelikult, kuidas vältida kaasaegset toitumist, sa saad korraks seda ka rääkida, et mis see tähendab ja miks seda võib vältida, aga mis sa arvad mingitest nagu sellistest väga spetsiifilistest dieetidest? Me oleme küll sinuga rääkinud siin, taimetoit ja veganlus minu jaoks ei ole nagu nii äärmusega spetsiifiline on täna, aga võib-olla mingi puhas karnivoor või on mingi veredieet näiteks, mis ta on vere vist toitumine või? Mitte, et sa sööd verd, aga sul on see verepõhine veregrupi toitumine. See või? Jah. Või sul on, ma ei tea, veel mingid, mis siin veel olla võivad täna mingisugused alternatiivid juurde tekkinud juba, et keto on üks levinuma, mis on olnud, eks ole, hästi pikalt pildis. Ja võib-olla on toortoit läheb ka sinna alla, võib-olla samamoodi, et nagu täitsa nagu teistmoodi. Et mis sa nendest arvad ja too siia juurde ka see kaasaegne toitumise terminoloogia? Kaasaegne toitumine siis selles mõttes, et need ultratöödeldud toiduained, eks. No ja ultratöödeldud toiduained on küll selline teema, mis tuleb nagu järjest rohkem lainena peale ja Eestis, ikkagi tegelikult Eestis on ka juba probleem, aga mujal maailmas see on nagu täielik murekoht, et kuskil seal Suurbritannias ja USAs on nagu inimeste päevane toit on suurel määral nagu 60% ja rohkem on kõik ultratöödeldud. Ja ultratöödeldud toit on selles mõttes nagu kehva valik, et ta on rasvarikas sageli ja nagu need rasvaallikad, mis seal toidus on, ei ole nagu suurepärased. Selles toidus on vähe kiudaineid, selles toidus on vähe mineraalaineid ja vitamiine, fütotoitaineid, antioksidante, et nad on nagu tühja kaloritoidud. Kaugenenud oma algsest toorainest. Nii. Jah, et üleüldse, kui sa vaatad taldrikule ja sa ei saa aru, millest see asi tehtud on, siis see on ultratöödeldud toit põhimõtteliselt võib öelda. Ja seal juures siis veel need erinevad e-ained ja igasugu paksendajad ja modifitseerijad ja kõik, et see asi näeks nagu jube söödav välja ja oleks nagu, läheks müügiks, eks ole. Et see ultratöödeldud toit selles mõttes on, muidugi, sa täidad oma keha terve rea mingi ebavajaliku asjaga. Kui me räägime igasugustest e-ainetest, lisaainetest, seal on ju olemas nii-öelda ka neid sünteetilisi versioone. Kui on midagi sünteetilist, siis on ilmselge see, et meie keha ei oska sellega mitte midagi peale hakata. Ta ei ole su kehale omane, ta ei ole looduslikku päritolu. Et me kasutame ka ju looduslikku päritolu mingeid aineid nii-öelda toidu säilitamiseks. No ma ei tea, soolaliha on eluaeg soolatud soolaga, eks ole. Ja siis ta säilib. Aga et need sünteetilised lisaained, e-ained võib-olla eraldi võttes iga üks on selles ultratöödeldust toidust, seda on vähe. Aga nüüd, kui mõtled see kombinatsioon sellest ja tollest, siis me tegelikult ei tea, meil ei ole teadusuuringuid pikka aega, et milline mõju on nendele inimestele see ultratöödeldud toidus 10 aasta pärast. Mis on need probleemid, millega nad on silmitsi, eks. Et see on nagu minu jaoks selline, tundub õudne, on ju, ja üldse nagu just eile toimunud inspiratsiooniõhtu valguses, mul lihtsalt endal see kõik nii hästi kuidagi meeles, eks ole, et siis on ju veel nagu see toit, mis on just, kui on päris toit, on ju, aga seal on ka terve rida neid nii-öelda kemikaale. Jah, kemikaale sees või seal on terve rida nagu sükseid asju tõesti, et oliiviõli on ka võimalik võltsida. Et võetakse suvaline taimeõli, värvitakse klorofülliga roheliseks ja pannakse mingit oliivirõhnaainet sisse. Et et kuhu me üldse oleme jõudnud ja mis on jälle päris? Mis on päris ja mis ei ole? Ja kõik on mille nimel?
ikkagi rohkem pappi, rohkem odavam tooraine ja rohkem tootaine. Just, et rohkem toota. Et see on minu arust nagu õudne. See on tegelikult õudne, et ma vahest olen mõelnud, et huvitav, mida inimesed 50 aasta pärast söövad. Ma ei tea, seda me näeme varsti, jah. Elanikkonna arv ju kogu aeg kasvab. Ja. Toitu jääb meil puudu, ehk siis tuleb hakata järjest rohkem mõtlema välja nii-öelda neid kunstlikke variante siis. Sööd lihtsalt pakendatud kapsleid. Just, selleks, et saada energia kätte. Saada kätte, jah. Oled elus. Aga me liigume tegelikult, meil on me liigume sinna. Välismaal on ju olemas ju juba need, üks bränd on Huel, Huel. USA-st siis toodetakse äkki seda, ongi nagu toit. See on nagu shakeitav toit. Ta on sul, muidugi ta on väga puhtad, eks ole, ta võib üks näide sellest, mis on nagu mitte kõige hullem valik võib-olla, kiire eluviisiga inimesele, ta on tõesti läbi mõeldud nagu toit on see ära püreestada kuidagi, et aga ta on nagu toit. Toit nagu pulbri kujul toit, sa sööd seda iga päev, nagu lisaks muude asjadele. Et aga me liigume selles suunas põhjust. See tundub ka natuke õudne, vähemalt minu jaoks. Tundub, jah. Aga näed, kõik on selle nimel, et oleks mugavam, kiirem kätte saada, odavam toota ja teistpidi siis suurestatakse hindadega, majandus surub on ja palgad võib-olla väiksed, ettevõtlusele hästi on ja siis inimesed valivadki kehvem valikut, siis sa ei saa teha parem valikuid. Ja tsiteerides just eilselt sealt inspiratsiooniõhtult Margetelt oligi see, et ega tegelikult meie klientidena ise tellime seda tootjatelt. Kui me lõpetaksime selle söömise, siis nad ei toodaks seda enam, see on pakkuse nõudlus, majandus. Just, ja kui tuleb turule mingi selline vähendatud suhkruga ja mingi selline variant, mis on nagu justkui puhtam ja seda paar kuud ei osteta, eks ole, ta kaob ära letidelt. Ma olen ise näinud nii palju toodet, mis on mulle hakkab meeldima ja kaovad ära, sest keegi ei osta neid. Ja, nii kahju, eks. Täiega kurvliselt. Et me tellime seda. Et ei ole vaja süüdistada tegelikult seda, et hinnad on kallid või et Selver tõstab hinda või Rimi tõstab hinda. Vaadake enda käitumist. Ärge oska siis seda java. Tehke parem valik. Kui võimalik, kui vähegi võimalik. Kui vähegi võimalik ja ma arvan ikkagi, et on võimalik teha paremaid valikuid ka siis, kui sul on nagu tait eelarve. Ikkagi on võimalik.